Tervitused sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, saadan teile kõigile uue päeva puhul palju tervitusi, lugupidamist ja armastust. Täna võtsin kõik oma beebid, lõvid, tiigrid endaga kaasa. Kus on minu tallekesed? Kus on minu ilusad tüdrukud? Ma lasin ka oma beebid lahti, nad on juba tund aega ringi jalutanud. Tead, täna ma lasen ka kõik kutsikad aias lahti. Las kogu ümbrus oleks kutsikaid täis, vend. Te teate, ma olen mitu päeva üritanud lambaid pügada. Nüüd said nad pügatud, ma näitan neid teile. Siis meie jegiproua poegis, sellest on juba tükk aega möödas, pojad on juba päris suured. Ma tutvustan teile tema poegi, täna tuleb väga sisukas video. Näe, Karabas on ka kohale jõudnud, eks? Kuule, mu ilus poeg, mida sa teed, Karabas? Sa oled ju pruuniks läinud, jah? Sa oled pruuniks läinud, poiss, tere tulemast. Mul on teile palve, ärge tehke mulle enne seda haiget, palun. Kui toetate mind, siis palun pange sellele videole like, tellige kanal ja jätke kommentaar. See teeks mind väga õnnelikuks. Teie meeldimised ja kommentaarid on minu jaoks väga väärtuslikud, tead. Palun, ma ütlesin eelmine kord, et toetage. Aitäh, likeid on tõusnud. Ootan teilt jälle sama head tulemust. Ärge olge laisad, pange üks like, näidake oma toetust, sõbrad. Kuule, Karolin, kas sa tulid, Karolin? Kuule, beebid, ka Noora kutsikas on siin. Tule siia, tütreke. Tule vaata, kus sa oled olnud, eh? Kus sa oled, eh? Hea küll, kus mu beebi on? Kus mu? Hei, asie, ole mõistlik. Kus mu inetu tüdruk on? Ootan meie tüdrukule ilusat nimesoovitust, vend, mis talle sobiks. Tahtsin panna nimeks Miki, aga Miki tundus armsam nimi. Selle panen ühele jegikutsikale, nii ma arvan. Sellele meie tüdrukule ka selline ilus väärikas nimi, aga vaata. Ütleksime Asil. Aga meil on juba tüdruk nimega Asil, hea nimi. See sobib talle. Ühel päeval kannab ta seda nime uhkusega, saate aru. Ootan teilt midagi tugevat, mu tüdruk. Las ma annan tulle musi, jookse nüüd. Jäidžem! Mida sa teed, tüdruk? Mida teeb minu kaunitar? Tule laseme kõigepealt ka teised meie kutsikad välja. Ma lasen ka lapsed kohe välja. Las nad kõik käivad järjekorras ringi. Lambad lasin ka pügada, sellest on 2 päeva möödas. Loomad said nii suure kergenduse, sõbrad, see pole naljaasi. Nad ajasid keele suust välja nagu koerad, aga nüüd on see läbi. Järelikult on tõesti nii, et lammaste vill ajab neid kuumaks. Tänu jumalale leidsime kellegi, kes need kiiresti ära pügas. Muidugi enne, kui nad kätte saime, väsisime päris ära, aga midagi pole teha. Beebid, kas olete valmis? Mu tallekesed! Mu kallid, mu armsad, las ma lasen teid lahti. Lasen isegi selle pusati lahti. Las ta utab ringi. Beebid. Loodetavasti ei lähe nüüd kutsikate vahel katluseks. Nad on kõik jõuk, kõik hoiavad üksteist. Oota nüüd, las ma lasen nad lahti. Noored, ange mulle natuke ruumi. Oodake nüüd, mu tüdrukud. Noh, hakkame siis pihta. Beebid! Praegu on kõik kutsikaid täis. Ei! Tüdruk! Ära tüüta teda. Ei, Vaata, Paša. Vaata, sa ajad mind väga vihaseks, ole nüüd korralik. Ei! Ma panen selle nüüd kinni, vend. Need meessõbrad on väga ulakad, vaata. Ta on päris suureks kasvanud, mašallah. Ta teeb seda kogu aeg, vaata, teised emased ei ütle midagi, aga see pätt. Poiss, oota, sa oled juba nii suureks kasvanud, mašallah. See pätt on natuke kakleja. Ta ründab ühte teist kutsikat, ajab kõik üles. Ja nad kõik on nagu jõuk siin. Kui üks ründab, siis ründavad kõik. Aga kuidas nii juhtus? Poiss, kui suureks sa oled kasvanud, sa oled nagu madaldatud tohvaš, poiss. Mašallah, minu tütrele. Isa hoolitseb nende eest hästi. Aga sulgeme selle korraks. Oota. Poiss, sa teed pahandust ju. Tulge siia, beebid, tulge. Te olete ju kõik kohad prügiga üle ujutanud. See on see häbematu Karolin. Kui palju rämpsu ja vajalikke asju ka poleks, ta võtab kõik kaasa, viib minema ja lõhub need siin-seal ära. Näita ka pusatisa, vaata. Pusad! Su suursugusest piisab, poiss. Anna tuli oma poeg Pusat, mašallah mu pojale, Pusat ajab ka karva. Karvad näevad halvasti välja, teda tuleks harjata. Vaata, kuhu Ponsuk on pugenud. Kuule, Ponsuk, mida sa teed koerakuudis, poiss? Kas sa läksid koerakuuti magama, Ponsuk? Nagu poleks muud kohta magamiseks. Läks ja ronis kuuti.
vaata, nad tegid endale siia koha. Kas näed? Pontšuk, papa! Minu lõvi ta ei saa sarvede vahelt välja ka, mašallah. Küll tal on alles väärikust. Nüüd tulge siia, vennad. Lähme lammaste juurde, vaatame neid. Need on küll pojad, aga kõik on tõesti väga hästi hoolitsetud. Nende kaal, pikkus, kehaehitus, vaata kui lihaselised nad on. Kas te teate, kuidas nende isa nende eest hoolitseb? Teised uued pojad on ka juba suureks kasvanud. Need, keda ma uueks nimetan, on vist juba 2 kuud siin olnud, eks? 2 kuud on möödas. Noored, varsti näitan ka teid, eks? Esimene lammas. Läheme, sõbrad, vaatame, kuidas neil nüüd läheb. Tule! Need arvasid ka, et ma annan neile süüa. Kõik kogunesid siia. Üks hetk, Noora, sina ära tule, tütreke. Noora, ei! Noora, ei, oota! Noora, ei! Oota seal. Oleme jõudnud oma rahunemisnurka. Lambad! Kuule, lambad! Kui neil oli veel vill seljas, paistsid nad päris suured ja kogukad. Kui me selle villa ära ajasime, muutusid nad väiksemaks. No vaata, nad nagu muutusid täiesti. Ma ei tundnud lambaid enam ära, kui nende vill maha lõigati, saad aru. See on nende välimus ilma villata. See isane on natuke kõõnem. Kui me ta ossime, oli ta juba siis kõhn. Ma annan talle palju süüa, et ta kaalus juurde võtaks. Lasen neid hommikust õhtuni vabalt ringi joosta. Praegu on palav, seetõttu panin nad lõunaks kinni. Kui lambad pügati, jäid nad täpselt selliseks, täiesti paljaks. Suured lambad jäid nii pisikesteks. Küsisin pügamise meelt, et kui palju need sinu arvates kaaluvad. Ta ütles, et keskmiselt 55 kuni 60 kilo on neil. Enne pügamist nägid nad ikka väga suured välja. Vaata seda musta lammast, et see jäi juba päris väikeseks. See ees olev lammas on ka meie oma, sõbrad. Tõenäoliselt on ta Tiine. See mees, kes tuli, ütles ka nii, et ta on Tiinena. Ta ütles, et palju õnne varsti poegib. See kõige taga olev, eks. See ongi teistest palju paksem. Loodetavasti, kui õnneks läheb, saame temalt ühe järglase, võib-olla sünnitab ka kaksikud. Kõik on õnne asi. Poeg, tule siia, ma näitan teile teda. Puna nüüd siit poolt läbi. Peatu. Ma lähen siit poolt läbi, eks. Minu lambad. Vaata, see kõige taga olev on vist rase, kas sa näed? Ta ei pinguta ka eriti ja tal on kõndides raske. Loodetavasti on ta tõesti rase. Loodan, et tal läheb sünnitus hästi, aga nagu näha, on tal kõht ikka päris suur. Olen loodusrikas. Olen lootusrikas. Loodetavasti saame varsti neilt ühe järglase. Aga pärast kastreerimist on nad täpselt nagu kitsed, ausalt öeldes. Pärast pügamist pole ka midagi teha. Loomad said kergendust. Mida Pontšuk tahab, poeg? Pontšuk ei lase mul kõndida, tule. Tule, Pontšuk, tule. Tule. Ulakas. Ulakas Pontšuk, ei lase mind kõndida, kogu aeg nügib mind sarvedega. Olgu, minge nüüd varju alla. Ärge jookske liiga palju. Näe, nüüd ei aja keelt enam üldse välja, loomad on rahunenud. Hea, et me need ära lõikasime. Vaata, pügatud vill on ka siin. Mõnikord tulevad koerad. Tulevad, heidavad siia peale pikali, kalad ajavad selle laiali, ma pole neid veel kokku korjanud. Päris palju villa tuli välja. No, päris palju villa tuli välja. Ma korjan need kokku ja põletan ära, aga sellest pole kasu. Kedagi ei taha neid. Mina ka ei kasuta. Tõenäoliselt korjan kokku ja põletan ära. Tulge ja jätame need nüüd rahule. Noored, ma lähen nüüd. Meie tal karjub ka meile, vaadake. Las ma näitan. Tule, ma lasin ka tema ära pügada. Mitte kõige väiksemat, vaid teise lasin ka ära pügada. Oodake nüüd. Karad, andke mulle nüüd natuke ruumi. Mine nüüd, tule siia. Oota nüüd, oota. Mida teevad minu beebid? Mida teevad minu kaunid? Mida teevad minu kallid? Vaata, selle membumehe lasin ka ära pügada. Tegelikult ma ei kavatsenud teda pügada, aga mees ütles, et pügaks ära. Ta ütles, et loomale hakkab palav ja see hakkab teda häirima. Ma ütlesin, et olgu, laseme ära pügada, ilma ongi juba sooja. Sellepärast lasingi ta ära pügada ja nüüd ta jäigi selliseks. Sellel polegi väga vahet, selle vill oli niigi õhuke. Mustal lambal oli ikka päris paks karu, sõbrad. Tule siia talleke. Tule siia talleke, tule. Kas sa oled näljane? Tule minu juurde, tule. Oota, vaata, tule siia. Tule, mis juhtus, mis? Kas sa oled näljane?
su kõht on paisunud nagu trumm. Tule siia, tule siia, tule siia, tule siia, tule siia. Tule. Talle kede? Need on näljased. Ta tahab piima. Aga siin läheb päris soojaks. Läheme nüüd välja. Talle ei tohi välja tulla. Talle, sina ei lähe, eks? Tule siia. Mis sinu juhtus? Mis juhtus, kallis? Tule siia, las ma annan sulle musi. Tule siia. Ärge minge välja. Oota korraks. Vennas, ma ei saa ikka nende kõrvale panna. Kitsed puksivad. Nad üritavad talle haiget teha. No suuremal ei juhtu midagi. Et ta teist väikest ei kiusaks. Ärge laske end nende armsast välimusest petta. Nad on väga lühikese... Oi. Meie panime ka pea maha. Tule, nad on väga kadedad. Lõvid! Oota nüüd. Natasha, ei! Lase mul! Ei, mu tüdruk, oota nüüd! Kuule, poeg, kui väga te oma isa armastate. Te käite mul kogu aeg sabas, jah? Öösel. Kas te armastate isa nii väga? Minu kallikesed! Vaata, dede on kutsikate peale pahane. Kas sa näed? Dede, ära ole pahur. Suuremate koerte peale pahandad, aga mida sa kutsikatest tahad, poeg? Dedele ei meeldi üldse, kui kõrval on teine koer. Kui ütleksin, et ta on sõbralik, siis see oleks vale. Kui see on emane koer, siis ta ei ütle midagi. Kui see on talle kasulik, siis ta ei ütle midagi. Oi, pusat on tulnud, oota. Nad võivad pusatiga tülli minna, oota. Rahunemaa, poeg! Pusat, ära kindlasti sellega tüli norima hakka. See lurjus on tedega mestis. Ta on Karabashiga mestis, nad tulevad sulle kallale. Oota, vaata, võtame selle asiili siia. Me paneme asiili hektari kõrvale, sõbrad. Me panime ta Karnus papaga kokku, et nad paarituksid. Ma ei näinud, kas nad paaritusid või mitte. Oota, aga kõik ootavad ukse juures, oota üks hetk. Dede, vaata, mida ma ütlesin, dede. Ma ütlesin, et olgu talle sobiv, eks? Nüüd sobib see dedele, ta ootab ukse juures. Oota. Asiil, las ma võtan su rihma otsa. 1 minut, kullake, 1 minut, kullake, 1 minut, kullake. 1 minut, oh jumal küll. Ta jooksis väga kiiresti minema, oota. Oldu, Faisal on kinni. Me võtame Asili sülle, vend. Asil, tule siia. Asil, tule siia, kallis. Hopla. Oodake, ei. Rihm on katki, ma ei saanud rihmas kinni hoida. Mu õilis tütar. Mida teeb minu kaunitar? Ta ründab seda Faisalit väga palju. Sellepärast ma ei lasegi teda aeda. Oota nüüd. Hektori juurde! Hektor, astu kõrvale! Mine, poeg, tütar. Mine, tütar, oota nüüd. Hästi. See Asile. Me jätame ta Hektori juurde paarituma. Sõbrad, me jätame ta Hektori juurde paarituma. Esko, mida sa teed? Oota, las ma kallan sinna natuke vett. On palav, las nad jahutavad end. Jeedžem. Oota korraks. Hektor, papa, jookse! Hektor, papa, jookse! Oldu! Valeme ka sisse. Jahuta end, poeg. Nüüd, Carlos. Ta ei sobinud ka Noraga varem, ma proovisin seda ka. Ma ei ole ka Asiliga näinud, ta ei tee seda minu silme all. Vaata, Hektor papa otsib kohe sobivust, kas näed? Vanaisa, ole tark! Sina ära sekku. Dede on ka kadet, head küll. Loodetavasti nad sobivad kokku ja saame temalt hea järglase. Oota, Dede. Oota nüüd. Nüüd laseme ka Esko laati, vend. Esko, tule siia. Jookse, minu lõvi, jookse. Saksamaa oma poeg, tule siia. Minu kena poeg, su karisma on tappev. Esko märga, mašallah, vaata vaid seda käitust. Pusat, ole tark. Aga Karabaš, on ma siin. Ärme jamasse satu, ma unustasin Karabaši siia. Dede, ei! Dede otsib võimalust rünnata, oi. Kas teie arvates on tugevam Escobar, Dede, Karabaš või Pusat? Seal on 4 koera. Mis sa arvad, milline neist on kõige tugevam, vend? Ootan kommentaare. Maria, rahu, kallis, ole rahulik. Olgu, Hektor hakkab paarituma, sõbrad.
Hektor hakkab paarituma, pole probleemi. Võib-olla paaritust, aga Carlosiga, ta oli päris kaua Carlosiga kõrvuti ka. Kui mina kohal olen ja vaatan, siis Carlos ei tee seda. Tallekesed, kas teiegi tulite mu sülle? Tulge nüüd siia. Las need jalutavad, kas on veel mõni koer, keda saaksime lahti lasta, kes ei hakka kaklema? Ma lasin kutsikad lahti. Oota, laseme Marla lahti. Kuule, mu Marla, mida sa teed? Mu Marla, mida sa teed, mu Marla? Mu kuninganna, tule siia. Aga ärge Marlale liiga palju pugemisega üle pingutage. Marla ründab. Viisin need lurjused ka mere äärde. Vaata, ma pole seda videot teiega veel jaganud. Carlos, Natasha, Asie, Karolin. Pärast teda tuli veel keegi. Kes see veel oli? Carlos, Asie, Natasha, Karolin. Kas nad olid neljakesi tulnud? Ketše. Viisin nad kõik korraga, nad kõik ujusid, aga tead küll. Kui see video saab 6000 meeldimist, jagan teiega seda merevideot. Meil oli väga lõbus. Carlos ajas mind lihtsalt hulluks. Ütlesin Carlosile, et ma ei vii teda enam kunagi mere äärde. Ta ajas mind marru. Aga sellest tuli väga lõbus ja tore video, sõbrad. Nüüd las Marla proua läheb ujuma. Võtan jõgi kutsikad, ärge tüüdake pusatit liiga palju. Ärge tüüdake pusatit liiga palju nüüd. Igal pool on nüüd koerad. Väljas on mitu hulkuvat koera. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 25. Ohoh, 25 tükki. Võib-olla on neid rohkemgi, äkki unustasin mõne lugemata. 25 hulkuvat koera on. 25. Oota, las ma silitan neid, ma pole neid kutsikaid veel saanud silitada. Tule. Kui ma neid silitan, siis ma leian rahu, vend, rahu. Tule siia, tule. Kus mu minu pojad on? Kas mu Marla tuleb? Oota, las ma harjan Marlat siin korralikult. Marla on väga karva ajamas, vend. Marla. Kui juba siin oleme, kaamime ta läbi. Marla, tule siia. Marla, tule siia, kallis. Marla, tule siia. Karavaš, ma harjan sind kogu aeg. Las ma harjan nüüd Marlat. Kas kuulsid? Oota. Ei, Asie. Vaadake, ärge tehke pahandust. Asitši nägi jälle oma vempusid. Marla, kus sa oled? Marla, tule siia. Poeg, ma kutsun Marlat, aga alati tuled sina, Karavaš. Mis sellest küll saab, poeg? Mul on selline hoolduskamm, see on väga hea, sõbrad. See puhastab ka väga hästi. Marla asjab puuris hullult karva. Ilmad on soojad, või ongi karvavahetuse aeg. Teiegi küsite mult, kas ta ajab karva, aga sel aasta ajal ongi nii. Marla, tule siia. Oota, Karavaš. Karavaš, ära jookse, poiss, oda. Laps, jookse nüüd, Marla. Tule noore, tule välja. Marla, tule siia. Marla, kõik ütlevad, et ma võtaksin su kaelarihma ära. Tütreke, kas ma võin selle ära võtta? Oota, võtame kõigepealt Marla kaelarihma ära. Siis saame rahulikult harjata. See kaelarihm on nüüd Marla külge kinni jäänud, aga talle sobib see ka. Olgu, vaata nüüd, kui palju karvu Marla pealt tuleb. Marla, tule siia. Kuule, Marla, tubli tüdruk, mašallah. Vaat, kui palju karvu tuleb, vend. Kui ma need karvad kokku koguksin ausalt, saaksin padja ja teki tehtud. Oi, tüdruk. Sul tuleb ikka uskumatult palju karvu välja. Oota. Tule natuke ettepoole. Jah, nii. Hästi. Peatu, Noora, hoia eemale. Noora, peatu sinna. Näed ju, ta rahuneb. Marla, anname tuleks ka mere äärde viia. Väga imelikud karvad kasvavad, vend. Ulam Marla. See on hooajaline, nendel aastaaegadel ajab karva. See tekitab kirpe. See tekitab puuke. Need aastaajad ongi sellised. Talvel on omad mured, suvel omad mured. Kõrge looja pole seda tasakaalus loonud. Talvel on pori ja külm, suvel on nende probleemid. Vaata siia, vend, ajab ikka jubedalt karva. Higistan ja see kleepub mulle külge. Marla, ma lasen su lahti. Teeme siis, kui ilm on jahedam. Kas sobib? Ma higistan ja karvad kleepuvad mulle külge. Aga kui rihma ära võtsin, siis nägi Marla ikka hea välja. Tegelikult see rihm marjas mu Marla ilu. Tema kaela sobiks üks kettkaelarihm.
vaata nüüd seda karismat, kui rihma ära võttis, noorenes kohe. ausõna, ta noorenes, vend, see pole nali. oota nüüd. kas me oleme nüüd valmis, sõbrad? las ma nõn teilegi peale. kokku on see küll praegu 2 poega. mõlemad on väga ilusad, tõesti ilusad. kui küsite, kes on nende isa, siis arvake ära. pakkuge üks nimi, kelleks arvate, kes on jegipoegade isa? ootan teie kommentaare, õigesti vastajale panen südame. mis te arvate, kes on poegade isa? kui oleme valmis, toon esimese siia, vend. Esko! ärge teie sisse tulge! Tass on isa! oota, jegi peastab ka. Nad jäävad praegu sinna sisse ka siin. üks hetk. Dede, välja! jah, kas oleme valmis, vend? mul on teile palve. enne arustamist ärge unustage kommentaarides ikka üks mašallah jätta, palun väga. vaata ainult selle ilu peale, kullake mu. Jegi on täitsa oma kaksiku sünnitanud, vend. see ongi meie ilus tüdruk. ta on uskumatult armas. kogu aeg on maja uks lahti. Nad lähevad välja aeda jalutama. Nad mängivad, teistest hoiavad nad veidi eemale. ärge arvake, nad hoiavad ka minust eemale. ma ei puutu neid kogu aeg ega silita neid, vahel ainult lähen nende juurde. kuna teised koerad kogunevad minu ümber, annan ma neile ainult iga päev süüa ja juua. aga tead, nad on väga ilusad, vend. Jegi on sünnitanud täpselt enda kaksiku. ma ütlen teile ka, kes nende isa on. Nende isa on Dede. Dede, tule siia, tule! tule, poiss, tule! tule saama lapsega tuttavaks. nii, see ei käi, tule, Dede. kas mees üldse hoolib? vaata teda, häbematu. teda ei huvita üldse, kas tal on laps või mitte. häbematu, Dede. nüüd ma näitan teile ka teist tõde, venda. Neil pole Dedega üldse midagi ühist. ma ei tea, miks. Jegi on väga tugevalt mõjunud. oota, ma lasen selle siia. ei, Noora. oota. aias on, tead küll. tead, see koer Natasha, kelle emalikust ma kõige rohkem armastan. Dede tuli oma tütrega tutvuma. vaata, need ei ole Natasha kutsikad. aga vaata, kas sa näed, ta puhastab kutsikaid, hoolitseb nende eest, armastab neid. ta puhastab nende suud, nägusid, igat kohta. no vaata, kui üllas loom ta on. ma tõesti armastan Natashat väga. vend, see koer on väga korralik. ta saab aru, et ma teda kiidan ja tuleb ning hüppab mulle peale. tema kutsikad on ka samasugused. kui ta oma kutsikatest lahus oli, siis ta ulgus ja nuttis. see polnud niisama asi. tõesti, mulle väga meeldib see Natasha omadus. aias pole ühtegi teist sellist koera. temast paremat pole. unustage aed, võib-olla on selliseid koeri ka maailmas väga vähe. kas leidub veel sellist looma, kes armastab iga kutsikat? mu tütrel on selline emalik instinkt, et anna olla, mašallah talle. jumal andku meie tütrele tervist ja ilusat elu. ma tõesti armastan Natashat väga. ma armastan ka Asiat, ta on vahel ulakas. ta on isegi igas videos ulakas, aga ma armastan teda ka väga. ma lähen diivanile ja laman seal. see on see küll. ta ise puudutab mind ja siis veel ründab mind. Te ei tohiks prouat magades puudutada. Asiel on selline harjumus. nüüd toon teise kutsika, vaatame. nüüd on kord meie teise kutsika käes. aga ma palun teilt, sõbrad, ärge unustage jälle mašallah öelda. vaadake nüüd selle kutsika inu ja armsust. Mašallah minu beebile. mida sa teed, mu kallis? mida teeb minu armastus? mida teeb minu inus tüdruk? jumal hoidku teda kurjade pilkude ja kadedate silmade eest. oodake, ärge kiusake kutsikat. tule siia. pusad. olge targad. Te ei näinud seda just praegu, vaadake. see kutsikas on siin. teised koerad tulevad ka tema juurde. Natasha, Jegi ajab teda ka teistest eemale. Natasha näeb, et nad ohustavad seda kutsikat ja ta ajas nad kõik minema, kas tead? Te ei näinud seda, aga tõesti, vend, ta on suurepärane laps. see on meie teine tütar, vaata. Need mõlemad annan me ära, sõbrad. 2 imeilusat last. Te küsite minult kutsikat. ma annan nad toredasse perre, kes hoolitseb nende eest kogu elu. kas teate, kui vanad nad nüüd umbes on? Nad on umbes 40-45 päeva vanad. Nad söövad juba ise. Nende söömisel ja joomisel pole mingit probleemi, tervislik seisund on väga hea.
mu süda ei tahaks neid üldse ära anda, aga seekord on kogu aed väikseid koeri täis. Igal pool on koerad, igal pool on väiksed koerad, igal pool. Oleme siia lausa väikeste koerte kuningriigi rajanud, tead. Nüüd panen selle tüdruku ka tema ema kõrvale, eks ole, kallis? Ta natuke pelgab, kas näed, nad pelgavad paratamatult. Vaata neid hambaid, nii tillukesed. Isa ohverdaks end nende hammaste eest. Oota, kas lasen ta lahti? Natasha, vaata. Vaata, nüüd Natasha hakkab teda ka kaitsma. Vaata nüüd. Seda ka puhastab, kas näed? Mis loom ta küll on. Kuule, tüdruk, ma teen su kuju. Poeg ka pelgab paratamatult. Vaata seda, Tšegi peksab seal teisi. Oh, Natasha. Need kutsikad tunduvad natuke ohtlikud. Need siin on ikka tõelised marakratid, sõbrad. Vaata, nad näivad nagu tahaksid rünnata, aga ootame, las läheb oma ema juurde. Olgu, pane uks kinni, las see kutsikas tuleb sisse. Vennas, need ongi meie dede kadunud lapsed, näed ju. Meest ei huvita üldse. Nüüd paneme nad kinni, sest need väiksed, need teised kutsikad üritavad neile liiga teha. Näe, need ongi nende vennad, ma panin nad ju alguses kinni. Kuule, see tüdruk on väga ilusaks läinud, tule siia. Tütreke, tule siia. Tule, sinu värv on ka väga ilus. Sa oled sulakas tüdruk, oled juba nii suureks kasvanud. Oled juba nii suureks kasvanud, kaunitar. Vaata siia. Mashallah sulle. Nende vend on tõeline probleem. Noh, jookse nüüd. Jookse. Tulge nüüd. Tule nüüd isaga. Tule. Inimesed karjatavad lambaid, kitsi, aga meie karjatame koeri. Ma kõnnin ringi rohkemate koertega, kui lambakarjas lambaid on. Vaata siia. Tule. Kas ma peaksin ühel päeval aias rekordi püstitama? Ma olen uudishimulik, kui palju koeri ma suudan korraga lahti lasta. Yes. Kui nad vaid ei kakleks. Tšüter, Sky! Minu lõvid. Muide, kas te teate, ma ju ütlesin, Toni on tiine. Ma ütlesingi, et ta on tiine. Toni sünnitas ka eile, sõbrad. Meie uued pojad tulevadki sealt. See tõde tead küll. Ainult Hektor, tubli poiss. Hektor, ära lase Karlasel end mõjutada. Mis iganes juhtub. Hektor, mashallah, haritub. Loodetavasti saame Asililt häid järglasi. Aga ta on kindlasti Carlosiga juba paaritunud. Nüüd mitu päeva nad koos olid. Carlos hakkab minna ülemeelikuks muutuma. Tavaliselt ma ei usu, kindlasti on ta paaritunud. Nad on jälle puurid ära määrinud. Tulge, ma näitan teile Destanit ja ka asjad. Te küsite Destani kohta palju, Destan on isa. Tule siia, poiss. Kus on minu asja, mu kallis? Asja proua on jälle kõõnemaks jäänud. Asjal ongi igal suvel nii. Karvad lähevad ära, sügelised algavad, kõhnub. Vahepeal taastub, siis jälle kaob ja tuleb tagasi. Karvad lähevad valgeks, siis kollaseks. Ma pole ikka veel aru saanud, mida asja tegelikult läbi elab, sõbrad. Jälle on ta kõõnemaks jäänud. Iga kord, kui suvi algab, juhtub temaga nii. Tõin ka papa Destani siia. Destan. Kus mu poiss on? Kus mu lõvi on? Sõbrad, Destan on väga karm. See pole nalja aasi. Tema töö ja hobi on kaklus, tüli, müra, vaidlus. Tahan temaga mängu mängida, aga ta üritab mind tükkideks rebida. Me ei pööranud sellele tähelepanu, ei hoianud Destanit. Nüüd on asi väga hull. Destan, tule siia. Kas ma lasen su lahti? Oota, las ma proovin teda lahti lasta. Tule! Destan, tule! Asja! Mitte sina, tütrek, asja! Sina võitled! Asja, sina võitled, oota. Pussad, oota, Destan, mine edas. Oota, asja! Nüüd vaata Destani poole. Minu Destan, annaksin su eest kõik. Tulevikus saab temast väga pöörane laps. Ta kasvas hästi üles. Ta on suureks kasvanud, sõbrad. Ma tõin ta siia, võtsin ta puurist välja. Ta oli koos Asiliga, nad kaklesid kogu aeg. Ja ka selleks, et nad ei paarituks. Tule, Destan! Vaata meest nagu kuul. Kuhu sa sattusid, mees? Vaata. Ta pistab pea ees sisse, issand jumal. Kurat, tüdruk, kuidas sa sinna labori sisse ronisid? Vend, loomadel on palav, näed või? Neil on palav, vend. Ilm on väga palav, sõbrad. Ma ei näita teile välja, aga ilm on kindlasti 35 kraadi soe. Kas ma kastan neid varsti veidi? Või siis näo juures, meil on niigi vähe vett. Seda ka ei tasu raisata, muidu ei leia me hiljem joomiseks vett. Destan, tule siia! Oota, kutsume Destani siia, ta läks lihtsalt minema. Tule, poiss!
tule poiss, tule. Tule, Tõstan, tule. Tüdruk, sa tegid mind ka märjaks, aitäh. Kuhu see lurjus läks? Kas ta tuli? Ei. Meie jõuk on lahe, vend. Pusat, miks sa sellesse soppa sattusid? Kuidas ma sind nüüd kinni panen? Tõstan, tule siia! Ei! Oh, ei! Tule sealt välja! Ei! Kuule, kas sa näed seda kambata? Jäädu! Ei, poiss, tule siia! Tule siia! Oi, hei! Ei! Ei, Noora! Tule siia! Jumal küll, korraks läks kakluseks, oota. Vaata, kus sa oled? Ole mõistlik. Ärge tunnetsege. Tule siia! Kuradi kannibaalid! Vaata, Dessan on seal. Väga hull. Ta lendas tagantpoolt peale, te ei näinud seda hetke, me lahutasime nad kohe. Kuule, poiss, ole korralik, ära isegi mõtle. Kõik läksid omavahel tülli, ausõna. Tule siia, ei mingit kaklust. Näed, kui me ei võta karjase kepi kätte, juhtubki nii. Dede, lähme. Lähme? Ei. Tule siia, ei mingit kaklust. Nad on ju kõik paratamatult koos. Tüni võib tekkida, see on ka normaalne. Sa pead lihtsalt ettevaatusabinud kasutusele võtma, vend. Destan, tule siia, poeg! Ta jälle läheb minema, oota, praegu on olukord väga pingeline, me peame neid praegu jälgima. Pole teada, kes kellele kallale läheb, vend, olukord on väga pingeline. Esko, Pusat, Karabash, Dede, Destan, Gece. Kõik läksid tülli. Tule siia, tule! Tule, kaklust ei ole, tule! Tule nüüd, poiss! Tule siia. Mida te ei suuda omavahel jagada? Kas Pusat ründas esimesena Eskot või ründas Esko teda? Või nad mõlemad? Nad lihtsalt ässitavad üksteist, vend. Sa ei tohi neile võimalust anda tülitseda, muidu tead küll. Kõik lähevad korraga kaklema, kõik koerad, kes seal on. Proovi siis neid lahutada, kui saad. Me harjutame neid niimoodi, midagi pole teha. Pusat, tule siia. Tule, poiss. Ma ei taha enam kaklust näha, saite aru. Te olete sama aialapsed, ärge tehke pahandust. Minu lõvi. Esko, kas sul on midagi viga? Tule siia. Esko, tule siia. Kas Eskol on midagi viga? Ei ole. Poisid, ärge kakelge. Esko on ka ikka väga hull tegelane, tõesti. Maashallah. Väga pöörane, tõesti, väga. Karabash, ole mõistlik, oota. Oota, poiss, ära roni mulle selga, oota. Karabash tormab kohe peale, vaata. Oota. Kuhu see lurjus Destan läks? Tule siia. Hoiame seda natuke silma peal, vend. Destan ei tekitanud minus kindlustunnet. Kord siin, kord seal, eks. Destan! Tule siia vaatama. Tule siia. Ärge tehke pahandust. Ka pojad on Destanile pahased. Destan, mashallah, sai väga ilus, vend. Las ta kasvab veel natuke. Kui jumal lubab, saab temast legend. Noren, ma lähen natuke varju. Tule. Tule. Olgu, ära öösel sekku. Õnneks Marla polnud just siin. Muidu oleks ka Marla sekkunud. Kõik need on suured koerad, neid omavahel läbi saada panna pole lihtne, sõbrad. Ärge arvake, et see, kuidas mina neid läbi saan, on nii lihtne. Seda te mujal ei näe. Minu koerad on kõik ka iseloomult keerulised, te ju teate nende iseloomu. Nad on väga pöörased. Keegi ei tee kellelegi liiga. Aga nad harjuvad ära, hakkavad korralikult ringi käima, ega tee mulle haiget. Ma harjutan neid poegi nendega. Kui nad suureks kasvavad, et teil poleks probleeme ja nad kõik koos korralikult ringi käiksid. Kas saite aru? Aga pojad on juba praegu jõuguks muutunud. Nägite neid väikseid, kuidas nad medusele kallale lähevad? Kõik koos ja kui veel isane nende eesotsas on, siis palju õnne. Karabash. Poiss, kaklust ei toimu, Karabash, vaata, sa oled vana poiss, ole mõistlik, said aru? Marlam süvjab ka taga. Olgu, sõbrad. Las ma lõpetan selle video õnnelikult enne, kui tüli tekib.
Need inimesed saavad minu peale ärrituda, sest kui ma räägin, täna mõtlesin teile näidata Tšeki Hanimi poegi, mõtlesin näidata lambaid. Nagu ma ütlesin, annan need pojad kellelegi hooldada. Minu Instagrami aadress on teifundemi.rc. Sealt saate minuga ühendust võtta. Näeme varsti. Selle järgi korraldan teile uue kodu leidmise. Olge tublid, ma armastan teid väga. Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanalile tellida. Hoolitsege enda eest hästi. Olge terved. Olge terved, mu sõbrad!